Tervist, minu nimi on Lauri, ma olen Fontese haridusmentorlusprogrammi mentor SEB Eestis ja minu mentee see aasta oli Rutt Tartu Veeriku koolist. Meie programm iseenesest oli väga põnev, me kohtusime juba tegelikult detsembri alguses ja tegime esimesed kohtumised virtuaalselt, ehk siis me ei saanud kokku COVID-i tõttu igapäevaselt või face to face ja virtuaalse kohtumise taustaks ma tutvustasin Rutile virtuaalseid töövahendeid. Ehk siis ma näitasin talle, mis asi on virtuaalne tahvel ja sealt edasi kogu meie vestlused, kõik meie kohtumised toimusidki virtuaalse tahvli peal. Ehk siis me koolile omaselt tegime oma trimestri õppekava, seda on ka ekraanil korraks näha. Siia me panime üles kõik teemad, millest me tahaksime programmi pealt rääkida. Ja need nooled ja rohelised teemad siis said täielikult kaetud, kollased olid sellised, mida me puudutasime vähemal või rohkemal määral. Kogu meie programm iseenesest on visuaalselt näha siin ja see jääb ka Rutile alles, sest ta tulevikus saab detaile vaadata siit, see jääb talle igaveseks kasutada. Ja mida ma võib-olla kõige põnevamat siit õppisin, oli see, et täpselt nii nagu traditsionaalses juhtimises manager-tüüpi juhtimine on out ja leader-tüüpi juhtimine on in, siis ka koolis direktor ei ole enam nii-öelda hea ja nii-öelda nauditud sõna, vaid tänapäeval on direktori asemel kasutuses koolijuht. Ehk siis ka koolis minnakse juhtimise teed, mitte nii-öelda mikromanageerimise teed. Rutt, räägi mulle, mis ootustega sa siia programmi tulid? Koolijuhtimine on viimasel ajal hästi palju muutunud ja kaasaegselt koolijuhilt oodatakse visiooniga eestvedamist, muutuste juhtimist, edukat värbamist, meeskonna kujundamist, strateegia loomist, finantside planeerimist ja viimasel 2 aastal kriisidega toimetulekut. Nii et ma tahaksingi näha, mismoodi ühes suures korporatiivses rahvusvahelises organisatsioonis kõikide nende aspektidega tegeletakse. Ma olen käinud kogemusi ammutamas ka Islandil, Rootsis, Soomes ja mujal Erasmus+ projektide raames, et see on nagu minu jaoks uus kogemus olla hoopis koolivälises asutuses ja näha, mis siin hakkab toimuma. Minu ootused siia programmi tulla oli sellega seotud, et tegelikult on niisugune salasoov, kas avada oma kooli või siis teha sellist asukoha kooli. Ja mis on parim võimalus selle õppimiseks, kui rääkida päris direktoriga ja aru saada, kuidas kool töötab ja miks see kool töötab just nii, nagu ta töötab. Et minu jaoks oli see väga-väga väärtuslik. Ma sain näiteks teada, et Rocca al Mare koolis on täitsa selline alaline Hispaaniast õppimise võimalus. Ma sain teada, et sellist asja tehakse ka juba Leedus. Ehk et mina võtan siit väga suure kogemuste pagasi kaasa. Aitäh sulle, Rutt! Aitäh sulle, Lauri! Kõikide nende õppetundide eest, kus mina olin õpilase rollis. Olen digimentoriks olnud ka varem, kuid seda mitte koolijuhile. Kuna Veeriku kool on digimaailmas väga eesrindlikult tegutsenud, siis tekkis mul kohe küsimus, et mida on minul kui kaasteelisel nüüd Rutile omalt poolt anda. Ja õnneks oli selle koha pealt Rutil olemas plaan. Nimelt tal oli olemas hüpotees, et kas on võimalik niimoodi praktikaprogramm läbida ja ka teisalt edaspidi toimetada, et sotsiaalmeediakontosid üldse mitte omada. Võtsime me selle väljakutse üheskoos vastu ja koos jõudsime järeldusele, et hea oleks proovida ning selle tulemusena me ka Rutile koos LinkedIni konto lõime ja mul oli väga hea meel näha, kui ta sinna ka oma esimese postituse lisas. Ja veelgi enam oli hea meel näha seda, et see osutus populaarseks nii teiste koolijuhtide kui ka SEB töötajate hulgas. Ning seega loodan, et meie kaasteelisus siin ei lõppe, vaid meie teed ristuvad ka edaspidi. Katja, meil on nüüd 10 nädalat ühist ajalugu selja taga. Ma mäletan nii hästi meie esimest kohtumist, kus see kõik algas. Ma mäletan seda jaanuari tuulist ja tuisust ilma, kui ma tulin sinu juurde kooli. Mõtlesin, et nüüd algab minu esimene mentorkogemus, kus ma siis olen mentoriks tippjuhile. Ja see, mida sa mulle seal koolis näitasid ja tutvustasid
ja kõik see kultuur, mis sa olid sinna üles ehitanud, meeskond, kelle sa olid loonud ja need juhtimispõhimõtted, mis sa jagasid, et need jätsid mulle väga-väga sügava mulje. Ja ma mäletan väga hästi, et kui ma koju läksin, siis ma mõtlesin, et huvitav, et mis oleks see kõige parem pakett, mida ma nüüd saan sulle mentorina siis pangas pakkuda. Aga mida sina mäletad sellest meie esimesest kohtumisest? Minul on meeles, et see oli tõesti väga külm ja tuisune jaanuaripäev, kuid mul on meeles väga soojad ja armsad tunded. Natukene oli hirmus, ma ju ei teadnud, kes see tuleb. Ma teadsin, et meil on ees koostöö, päris pikk koostöö ja kui ma Triinu nägin, siis kõik pinged läksid mul kohe ära, sest Triin astus sisse, ta oli soe, särav ja see andis kohe mulle julgustust, et kõik läheb hästi ja tegelikult meie koostöö laabus väga hästi. Triin oli väga inspireeriv ja motiveeriv ja minu jaoks oli see ka tegelikult esimene kogemus, kus mul määratakse mentor. Mina ja Katja oma kohtumistel keskendusime MS Teamsile ja Outlookile. Peamiselt sellepärast, et Püünsi kool sai siis aasta alguses need rakendused endale kasutusse ja kuigi neil käis inimene koolis ka neid õpetamas ja näitamas, siis Katja tundis ennast ikkagi võib-olla veidi roheliselt ja keskendusime siiski sellele, kuidas õpetaja saaks seda rakendust ära kasutada tunni ettevalmistumisel. Meilt on hästi palju küsitud, mida me siit kaasa võtame, mis on need eredamad mälestused. Mind on lummanud SEB juhtimiskultuur. See väga kõnetab mind, aga lisaks juhtimiskultuurile mind lummasid need inimesed, kes siin on. Tegelikult me koos lugesime kokku, et me oleme kohtunud üle 50 inimesega. Need olid planeeritud kohtumised. Iga inimene pühendas meile aega. Ta oli siiras, ta oli avatud. Ta oli väga soe, et kõige suurem väärtus minu jaoks on need inimesed, need suhted, need kontaktid, mis me siit kaasa võtame. Rutt, mis sa lisaksid juurde? Mul ongi siia midagi väga raske lisada, sellepärast, et ma olen sinuga täiesti nõus, et see 50 inimest, kellega me kohtusime, need olid tegelikult ju erineva tasandi juhid. Ja kui sa siin rääkisid sellest juhtimiskultuurist, siis see juhtimiskultuur oli ühesugune kõikidel tasanditel, mis tõestab, et SEB-s kõik kannavadki väga ühiseid väärtusi. Ma võtan siit pangast kindlasti kaasa väga palju häid mõtteid ja mul on kirjas üle 20 punkti, mida ma tahan kas lähiajal või järgmisel õppeaastal enda koolis rakendada. Aga lisaks sellele, et me saime oma koolides ringi käia, meil on ka vapustav suhtlusvõrgustik teiste koolijuhtide näol, kes osalevad selles praktikaprogrammis ja meil on juba kokkulepped, et me jätkame oma kohtumisi, üksteise toetamist ja hoidmist. Ja me oleme Rutiga äärmiselt tänulikud oma tööandjatele, kes märkasid meid ja suunasid meid praktikaprogrammi ja suur kummardus ka SEB-s, kes nii lahkesti võttis meid vastu.